kantslerid või mis iganes ametimehed või ametinaised, aga see ei pea olema tingimata üldsegi riigivõimu struktuuriga seotud, see võib olla ka täiesti rahulikult eraettevõtted, ehk siis minu nägemust mööda, nii nagu mina olen seda kõigepealt meediakirjandusest lugenud, on täpselt samamoodi laienev see korruptsiooni mõiste ka erameediale. Ja teine pool on siis see, kes saab midagi, mingid hüvesid, olgu siis ümbrikusraha, mis on see kõik primitiivsem vorm, mis võib-olla ei ole üldse mingisugune eriline aktuaalne teema täna, või siis kaudselt varjatud mingisugused muud teenused, bussid, privileegid, midagi sisse saab. No just nimelt, et siin veel eelmise aastatuhande kuskil 80-ndatel aastatel oli korruptsioon mõistetav väga lihtsalt. Keegi tegi midagi, kasutades oma positsioone ja sai selle eest ise midagi. Kas siis tõesti kinkekaardi raamatu vahel või ainult raamatu või pudeli või mingisuguse teene, asi selge, korrumpeerunud ehk vorst vorsti vastu. Siis see on nüüd tõesti rahvusvaheliselt väga kõvasti muutunud see käsitlus. Ei, korruptsiooni all mõistetakse ka seda, et sa mitte ei tee midagi iseendale, vaid ka teed midagi, millega sinu sõbrad, sinu kildkond, sinu klann, mis iganes mingi grupp saab mingisuguse eelise teiste ees. Ja siit on mängu tulnud ka selline termin nagu mõjuvõimuga kauplemine, mida minu arvates Eesti ajakirjanduses kasutatakse alatasa jumala vales kontekstis. Et keegi kaupleb kuskil mõjuvõimuga, jah, kas see nüüd ilmtingimata juriidiliselt mõjuvõimuga kauplemine, mitte selles osas tundub, et valitseb mõisteline segadus. Aga just see, et ma teen midagi, ma käitun teataval viisil või edastan mingit informatsiooni, millest ei mõtleb endale kasutada, aga kasub kellelgi teisel. Ka seda käitumist tegelikult käsitletakse juriidilises mõttes täna korruptiivsena, aga kui me viskame tõesti välja sõna korruptsioon ajakirjanduses, siis see kõlab üsna räigelt, nagu sa õigesti ütledki. Et kas see tähendab siis seda, et me viitame sellele, et Eesti ajakirjanduses on mingid korruptiivsed suhted? Nüüd põhjenda, miks sina ei taha sõna korruptsioon kasutada? Punkt üks on see, et see on selline sõna, mis ikkagi mõjub väga mängelt ja las ta mõjub, et väga lihtne seda sõnaga devalveerida ja panna hoopis teise konteksti ja pärast seda tegelikku korruptsiooni ehk siis sellist klassikalist korruptsiooni, kus on ikkagi on selge, et huvid mängus nii saaja kui enda omakasupüüdlikud huvid avalikus arvel, siis see tegelikult klassikaline korruptsioon kaotab oma tähenduse ära devalveerub, kui me paneme igasugust tegelikult Eesti ühiskonnast teatud määral paratamatult tutvuste, sõprade ja kelle iganes satub sellesse ringi, kus keegi midagi just nagu saab. Ei pruugi saada, aga kedagi eelistatakse, kedagi ei eelistata. Sellised valikud on tegelikult Eesti ühiskonnas mõneti vältimatud ja seda ei saa alati nagu võib-olla mõistusega põhjendadagi. Sellepärast ma oleksin veidikene ettevaatlikum. Ja teine põhjus on ka see, ütleme, muutuv poliitiline kontekst, mis maailmas on. Et see ei ole nüüd ainult Eesti, tegelikult see vaidluskeskkond, kus me siin praegu räägime korruptsioonist. Tegelikult mõjuvõimuga kauplemine on iseenesest pigem väiksem kui kunagi varem. See on lihtsalt mõjub väiksem kui kunagi varem. See ei ole ka midagi kaubelda nii väga. Ma mõtlen meediat tervikuna, koos usaldusväärse kõige selle andmisega, mis on ka globaalne. Aga tuletan veel seda, et ma vaatasin lihtsalt järele neid asja natukene, mis leiab selle korruptsiooni märksõna alt. Kes on olnud kõige põhilisem korruptsiooni vastased võitlejad? Vladimir Putin, kas seda võimule tuli, ajakirjandus oli liiga vaba ja tema viis siis konsolideerida ehk siis võtta kontrolli alla kogu meedia oli võitlus korruptiivse ajakirjandusega. Donald Trump iga päev kasutab sõna korruptiivne meedia ehk siis CNN või mis iganes väljaanded, kes teda kritiseerivad, on pandud nüüd siis sellesse rohtesse, need on välja, kes saadavad neid fake news'e, libauudiseid ja kes on korrumpeerunud. Orban Ungari hakkas sõdima korrumpeerunud ajakirjandusega, kellel veel oli võime midagigi uurida selles riigis. Need kõik pandi silt külge korrumpeerunud ajakirjandus. Kaczynski Paul hakkas võitlema korrumpeerunud ajakirjandusega selleks, et saada totaalne võim kätte ajakirjanduse üle, avaliku õigusringhäälingu eelkõige, mille ta sisuliselt võttis valitsuse kontrolli all. Ehk siis ma oleksin nendel põhjustel väga ettevaatlik seda institutsiooni, mis on veel ajakirjandus, mida tuleb selgelt lahutada meediast, kus ma seda kogu aeg rääkinud, 20 aastat, et meedia ei ole ajakirjandus. Pika peal on aru saada, et meedia võib-olla moodustab, või vastupidi, ajakirjandus moodustab meedia.